Ja tere päevast, lugupeetud kolleegid. Teema on väga aktuaalne, aga aeg on piiratud ja ma olen teinud oma valiku ning see puudutab eelkõige siis eakate vaktsineerimist. Ja miks see teema on oluline? On sellepärast, et meie populatsioon maailmas on muutunud, et meil on tõesti palju eakaid inimesi ja esmakordselt ajaloos on selline seis, et meil on alla 5-aastaseid lapsi vähem kui üle 65-aastaseid inimesi. Ja kui te vaatate seda Euroopa kaarti, mis on seal sinise värvusega, siis te näete, et erinevates riikides, kuidas on vanemaealiste proportsioon jaotunud. Ja te näete, et meie lähinaaberriik, näiteks Soome, seal on tõesti siis kõrges eas inimesi väga palju ja ka mitmed Vahemere-äärsed riigid. Nüüd vananedes toimub rida füsioloogilisi muutuseid organismis ja üks oluline on immuunvananemine, mis tähendab seda, et nii kaasasündinud kui omandatud immuunsuses tekib nõrgenemine, mille tõttu inimesed on vastuvõtlikumad infektsioonidele, nad põevad neid sagedamini, on rohkem tüsistusi, võib tekkida rohkem ka septilist seisundit. Ja teiselt poolt, kui me tahame vaktsineerides inimesi aidata, võib olla ka vaktsiinide kaitsetõhusus vanemas eas nõrgem. Siin on näidatud praegu käesoleva hooaja kõige enam nüüd levinud respiratoorsete infektsioonide tekitajad ja te näete, et see pilt on väga kirju. Ja tõepoolest seda lõppevat hooaega iseloomustabki niisugune polüetioloogiline struktuur, et mitmeid viiruseid, baktereid, et juhtival kohal on A-gripp, mis ma arvan ei ole meile kellelegi üllatus, see ongi väga sage respiratoorne infektsioon. Aga te näete ka seda lillat ala siin, mis on COVID, et kui hooaeg varem COVID nagu taandus gripi haigestumise tõustes, siis sellel hooajal COVID püsis ka stabiilsena ja viimased paar kuud te näete, et RS-viirus on väga tõusutendentsil olnud. Ja see alumine kollane joonis, kollased pulgakesed näitavad siin, et ka streptococcus pneumoonia on stabiilselt aastaringselt esindatud. Nüüd hea meel on näidata teile väga värskeid andmeid, mis puudutab lõppevat gripi hooaega meil Eestis. Ja sellele hooajale oli siis iseloomulik, et tsirkuleeris nagu mitu gripi viiruse alatüüpi paralleelselt, et nii H1N1 kui H3N2 ja haigestumus sellel hooajal oli väga kõrge. Ja miks see probleem oli, et viirus oli juba varakult juba oktoobris ja hakkas domineerima H3N2 subklad ka ja H3N2 viirusega kokkupuudet meil varasematel hooaegadel ei ole olnud nii palju ja inimestel ei olnud ka niisugust immuunsusfooni. Ja kui hooajalise vaktsiini nüüd efektiivsust vaadata, siis siin tõesti tekkis lahknevus, et viirus, mis levis ja mis oli vaktsiinis, et need hästi ei kattunud. Ja sellest tulenevalt ongi siis praegu Maailma Tervishoiuorganisatsioon CDC ja ECDC öelnud, et mõõdukas kaitse infektsiooni vastu ja tugev kaitse raske haiguse vastu, et see protsent kuskil jääb 40-50% juurde. Kui me vaatame praegu meie haigestumist siis lõppeval hooajal, siis te näete, et hospitaliseeritud on ligi 1900 patsienti ja nendest siis suure enamuse moodustavad eakad patsiendid ja hospitaliseeritud patsientidest surmaga lõppenuid juhte on olnud siis lausa 13%, et see arv 137 on väga-väga suur number meie väikese riigi kohta ja
siit tekibki see mõte, et me teame, et hospitaliseeritakse gripiga tavaliselt just raskete kaasuvate haigustega patsiente. Ja siin on välja toodud, et te näete, et enamus on siis kardiovaskulaarsed haigused, kroonilised kopsuhaigused, et mitmed erialaarstid peaksid seda soovitust gripi vaktsineerimise puhul andma patsientidele, et see ei ole ainult perearsti töö. Ja kui me vaatame praegu oma vaktsineeritud patsientide protsenti, siis te näete, et see on häbiväärselt väike, et meil on 14,4% elanikkonnast ja kõigest nii-öelda selles vanemaealiste puhul jääb ta siis 27% hulka. Millised on siis vaktsiinid, mida me praegu käesoleval hooajal kasutame, et need on toodud selles tabelis ja ma arvan kõigile tuttavad, Vaxigripp ja Influvac, et tegemist on siis inaktiveeritud vaktsiinidega, standarddoosis siis 15 mikrogrammi hemaglutiini ja need on alates siis 6. kuust sarnane doos, aga sellel hooajal oli meil võimalus kasutada ka suurendatud antigeeni kogusega vaktsiini Efluelda, mida küll Tervisekassa ei kompenseerinud, aga see vaktsiin on tõesti mõeldud siis 60+ vanuses inimestele ja tema efektiivsus võrreldes standarddoosvaktsiinidega on osutunud paremaks. Ja juba mitmendat hooaega on meil kasutusel ka elus nõrgestatud viirust sisaldav vaktsiin Fluence, mis on siis lastele mõeldud. Nüüd sellel hooajal on tulnud nagu rida mitut uudist, et New England Journal of Medicine avaldas uuringu, kus 2022-2023 aastal oli võrreldi standard inaktiveeritud vaktsiini mRNA gripi vaktsiiniga ja see osutus efektiivsemaks, aga me kõik teame, et mRNA vaktsiinidel on rohkelt kõrvaltoimeid. Nüüd veel väga hiljutine uudis, et Euroopa Ravimiamet on andnud heakskiidu uuele vaktsiinile, mis on siis gripp pluss COVID mRNA vaktsiin. Võib-olla jõuab see mingi aeg ka meie kasutusse, aga niisugune vaktsiin on siis mõeldud. Aga mida me tegelikult kõik nagu loodame ja ootame, et tuleks universaalne gripivaktsiin, mida ei peaks iga hooaeg tegema, vaid oleks siis nii-öelda suunatud konserveerunud viiruse struktuuridele ja ta pakuks siis niisugust pikaajalist kaitset ja väldiks ka pandeemiate tekke riski. Nüüd teine ringlev respiratoorne viirus, mis meil siin praegugi on see hooaeg käimas ja on hetkel domineerivaim, on RS-viirus. Ja tegemist on siis viirusega, mis põhjustab just kõrget haigestumist väikelastel, aga ka vanemas eas inimesed on ohugrupiks. Ja selle viiruse puhul on siis kõige suurem mure see, et ta tekitab bronhioliiti, pneumooniaid, mis sageli vajavad statsionaarset arstiabi. Ja risk nagu raskekujulise haiguse tekkeks on eelkõige siis äärmuslikes eagruppides, alla 6-kuulistel ja üle 75-aastastel inimestel, aga ka immuunpuudulikel. Ja mitmed uuringud näitavad, et RS-viirus võib väga raskelt kulgeda vereloome tüviraku siirdatud patsientidel, organsiirdatud patsientidel ja eelkõige ka kopsu siirdatud patsientidel. Ja loomulikult ka patsiendid, kellel on siis anamneesis mõni krooniline kopsuhaigus või kardiovaskulaarhaigus. Ja mis on veel, et seda me ka oma kliinilises praktikas näeme, et haigestumise ajal ja järgselt võib suureneda kardiovaskulaarsete haiguste ja nende tüsistuste risk. Et patsient võib sattuda näiteks myokardiidi või südamerütmihäirega ja tal on eelnenud RS-viiruse põdemine. Ja kuidas meil see hooaeg on läinud RS-viirusega, et te näete, et hospitaliseeritud on ligi 800 patsienti, nendest siis küll enamus väikelapsed, aga ligi 30% on siis ka vanemaealised inimesed ja meil on olnud ka surmajuhtumeid, et ligi 26, mis on siis üle 60-aastastel patsientidel.
ja see kõrval olev joonis näitab siis vanuselist struktuuri ja te näete, et need rohekamad tulbad on siis siin hooaja jooksul muutunud nagu suuremaks, et ka täiskasvanud on haigestunud. Ja vaktsineerimisest siis, et Euroopa Ravimiametis on registreeritud 3 RS-viiruse vastast vaktsiini ja nendest üks on meil siis ka Eestis kasutusel, et vaktsiin Abrysvo, mis on siis, mille eesmärk on siis ennetada alumiste hingamisteede infektsiooni väikelastel ja mitte väikelapsi vaktsineerides, vaid just raseduse ajal siis 3. trimestris ema vaktsineerides saab ka väikelaps kaitse. Ja teine sihtgrupp on üle 75-aastased inimesed. Ja annustamine selle vaktsiini puhul on 1 doos ja vaktsiini efektiivsus kliinilistes uuringutes, siis ma toon välja siin praegu ainult vanemaealised inimesed, on siis 80% immuunkompetentsetel ja 73% immuunpuudulikel. Ja uuringud on näidanud ka Guillain-Barréni sündroomi väikest tõusu vaktsineeritud patsientidel, kuid see ei ole praegu siiski nii, et see vaktsiinist saadav kasu on kindlasti suurem, et see ei ole probleemiks vaktsineerimist teostada. Nüüd lisaks nendele respiratoorsetele infektsioonidele, viirusinfektsioonidele on ka pneumokokkinfektsioon oluline tekitaja. Ja et teada täpselt, milline on meil haigestumine pneumokokkinfektsiooni, on oluline, et me edastaks alati andmed Terviseametile, et meil oleks hea statistika. Ja siit tuleb välja siis praegu, et viimase aasta jooksul näete, et selle paari kuu jooksul on meil olnud juba 4 pneumokokk meningiidi juhtumit, 80 kopsupõletiku juhtumit. Ja kui vaadata praegu vanuselise struktuuriga, et näete, et 60+ vanuses kõige sagedamini siiski pneumokokkinfektsiooni põetakse, et kindlasti üheks riskirühmaks on ka väikelapsed, kellel pneumokokkinfektsioon diagnoositakse sageli ja kes põevad seda, aga 60+ vanus on kindlasti üheks riskirühmaks. Ja siin on üks väga tore kokkuvõttev tabel, mis näitab 3 aasta jooksul, millised serotüübid meil Eestis kõige rohkem on levinud. Ja te näete, et siin lihtsalt jääbki siis silma 3, 4, 14, 23F. Et meil on siis teada, millised serotüübid meil levivad ja sellele vastavalt me saame ka vaktsineerimise soovitusi anda. Nüüd pneumokokkvaktsiini, kellele me seda soovitame, et üks kindel riskirühm on väikelapsed, aga tänane teema on täiskasvanud, siis kõik 65-aastased inimesed võiksid olla pneumokokkinfektsiooni vastu vaktsineeritud. Ja lisaks riskirühmad, et riskirühmade vaktsineerimise hüvitamine Tervisekassa poolt on juba viimased 5 aastat. Ja siin tekib küsimus, kes soovitab, et kust patsient teab, et ta on riskirühma patsient ja ta vajab seda vaktsineerimist. Et siin jälle lisaks perearstidele on oluline ka, et kõik eriarstid ja meedikud sellest infost oleks teadlikud ja patsiente teavitaks. Ja kus praegu vaktsineerimist teostatakse, et lisaks siis eriarsti teenusele on võimalik ka perearstikeskustes seda vaktsineerimist teha. Siin on nüüd üks väga kirju slaid, aga ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et mul on hea meel näidata, et sellest aastast siis 26 on lisandunud pneumokokki riskirühma väga olulised riskigrupid, keda siis Tervisekassa, kelle vaktsineerimist kompenseerib. Ja need on siin siis sinisega mainitud ja te näete, et siin on tulnud juurde kroonilised kopsuhaiged, aspiratsiooniriskiga patsiendid ja patsiendid, kellele planeeritakse või kes saavad immuunsupressiivset ravi. Et see on kindlasti väga suur patsientide grupp ja praegu siis Tervisekassa nende patsientide vaktsineerimist kompenseerib. Et varasemalt olnud need musta kirjaga diagnoosikoodid, et need on olnud niisugused rohkem sügava immuunpuudulikkusega patsiendid.
millised on vaktsiinid, mida me praegu Eestis kasutame, et meil on 4 vaktsiini ja on siis 3 konjugeeritud vaktsiin ja 1 polüsahariidvaktsiin ja on toodud välja ka skeemid, et kui te kasutate 20-valentset vaktsiini, siis siin praegu ongi ainult 1 doosi soovitus. Aga kui on 13 ja 15-valentne vaktsiin, siis siin on soovitus juurde teha ka veel 23-valentne vaktsiin. On 1 erand, tüviraku siirdatud patsiendid vajavad suuremat rohkemat vaktsiinidoosi. Ja maailmas on vajadus tegelikult uute vaktsiinide järel pneumokoki osas ja praegu käib siis mitu kliinilist uuringut, kus on siis juba 24 ja 31 valentne vaktsiin uuringutes. Ütlen teile seda, et meil praegu Eestis revivad pneumokoki tüved on kõik kenasti kaetud nende vaktsiinidega, mis meil Eestis kättesaadavad on. Nüüd veel üks haigus, mis on seotud kindlasti vanusega. Et vöötohatis. Me räägime siis esmas kokkupuude tuulerõugete varicella zoster viirusega on tuulerõuged, aga on teada, et see viirus jääb persisteerima dorsaaljuurte ja kraniaalnärvide ganglionitesse ja võib reaktiveeruda. Ja sellele reaktivatsioonile tavaliselt eelneb niisugune prodromaal, et tekib valu ühes kindlas dermatoomis ja siis järgneb sellele villiline lööve. Aga mis see kõige piinavam on postherpeetiline neuralgia, mida tegelikult tunnevad, siin on öeldud, et üle 60-aastastest patsientidest praktiliselt pooled inimesed. Ja samas selle viiruse reaktivatsiooniga on täheldatud ka kardiovaskulaarsete haiguste riski. Nüüd riskifaktorid, kellel see herpes zoster tõesti siis nii-öelda see reaktivatsioon on tõenäoline, on välja toodud, et see on seotud vanusega, et immuunvananemine on oluline riskifaktor. Ja lisaks ka immuunpuudulikkusega patsiendid, et tüviraku siirdatud patsiendid, kes saavad immuunsupressiivset ravi ja ka HIV-positiivsed patsiendid, kellel siis on haigus juba kaugele arenenud, tekkinud immuunpuudulikkus. Nüüd me saame oma patsiente kaitsta herpes zosteri vastu. Ja selleks on siis võimalus kasutada vaktsineerimisel praegu meil kaasaegset vaktsiini Shingrix, mis on rekombinantse tehnoloogiaga toodetud, mis sisaldab siis antigeeni ja adjuvanti, mis on monofosforüüllipiid A ja seebipuu ekstrakt, mis annab väga tugeva T-rakulise vastuse. Ja vaktsiin ongi siis praegu näidustatud kõigile 50-aastastele inimestele. Ta on paljudes riikides 65+ riiklikes immuniseerimiskavades, aga kui patsient kuulub riskirühma ja tal on oht viiruse reaktivatsiooniks, siis võib kasutada seda ka 18–49-aastastel patsientidel. Vaktsineerimine viiakse läbi siis 2-doosilise skeemiga ja kui on vaja, näiteks kui on teada, et immuunsupressiivne ravi algab kiiresti ja on vaja saada kaitset, siis võib teha ka 1-kuulise intervalliga 2 doosi. Ja vaktsineerides, kuna vaktsiinis on adjuvant, võib anda süstikohas valulikkust. Ja mida on patsiendid tihti küsinud, et kellel on autoimmuunhaigus, et kas vaktsineerides võib see ägeneda, siis praegu uuringud näitavad, et vaktsiin on neile ohutu. Vöötohatise vaktsiini nii-öelda tõhusus, selle Shingrixi vaktsiini tõhusus tegelikult on väga kõrge. Et me näeme, et nii-öelda haiguse ennetamiseks 50-70-aastastele üle 96% ja te näete, et seal on ka väga tõhus on ka postherpeetilise neuralgia ennetamiseks. Ja seda vaktsiini kindlasti võib teha ka patsientidele, kes on juba vöötohatist põdenud ja kes on ka varem saanud vaktsineeritud elus nõrgestatud vaktsiiniga, mida me oleme aastaid varem kasutanud. Ja mis on suur boonus on see, et sellel vaktsiinil on välja toodud, et herpes zosteri vaktsineerimisel, et väheneb dementsuse risk.
nendel vaktsineeritud patsientidel ja teine suur uudis on, et ta vähendab ka vöötohatise kardiovaskulaarsete tüsistuste riski. Nüüd lõpetuseks nakkusarstina tahan öelda seda, et meil on väike puhang praegu A-hepatiidiga ja on võimalik A-hepatiidi vastu ka patsiente vaktsineerida. Meil on viimase paari kuu jooksul olnud üle 60 haigusjuhu ja lähikontaktseid saab A-hepatiidi vastu vaktsineerida. Et kui me varem oleme rääkinud rohkem reisiga seotud probleemidest, kus on haigust Eestisse tulnud, siis praegu on meil nii-öelda Eesti-sisene nakatumine. Ja toon siia lõpetuseks välja niisuguse suure tabeli, kus on näha siis kõik vaktsiinid, mida me täiskasvanutele võime soovitada. Ja mitmest vaktsiinist siin oli praegu juttu, aga tahaks tuua välja siis praegu väga olulise punkti. On leeter, mumps, punetised, et enne 93 sündinud patsientidele peaks tegema kindlasti veel nii-öelda ühe lisadoosi või kui patsient pole üldse vaktsineeritud, siis 2 doosi. Ja eile selgus selline uudis, et meil kõrval naaberriigis Lätis on praegu väike puhang, et seal on üle 40 haige ühe kuu jooksul nii-öelda haigestunud ja enamus on nendest lapsed, kes on vaktsineerimata. Ja lõpetuseks, et vaktsineerimine on elukestev, et see ei tähenda ainult nii-öelda laste vaktsineerimist, vaid ka täiskasvanud vajavad kaitset vaktsiinvälditavate haiguste osas. Ja kui me vaktsineerime täiskasvanuid, siis me vähendame haiguskoormust, parandame patsientide eluiga ja me ka tervishoiusüsteemile nii-öelda ka koormus väheneb ja surmajuhud langevad. Ja oluline on see, et me kõik meedikud patsientide teadlikkust tõstaks ja me hoiaks usaldust nii-öelda oma patsientidega, et nad kuulaks meie nõuandeid. Aitäh! Aitäh! Ellen ära jookse, paar küsimust ka. Et slaidu kohta on tulnud, et siuke intrigeeriv, et kas gripi vastu võiks vaktsineerida igal teisel aastal, mis sa sellest arvad, sellisest ettepanekust? Ei, ma jään praegu selle juurde, et me ikkagi igal hooajal vaktsineerime. Ja. Just, ma arvan ka, et siin, kui nendest vaktsiinidest, mida kõigile soovitada, siis gripivaktsiin on kindlasti see, mis peaks. See 24% seal vanemaealistest on ikkagi näotult vähe. Ja teine küsimus RSV vaktsiini kohta, see hind on, mis tema populaarsust... Ja, et kahjuks mõlema viimase vaktsiini, nii RSi kui selle herpes zosteri vaktsiini hind on kõrge, üle 200 €, aga kuna meie tervis ongi kallis, siis on mõistlik niisugune investeering teha. Siin on küsimus ka, et kas sa oskad öelda, kas ämmaemandad või gynekoloogid oskavad seda rasedatele näiteks ka soovitada see RSV vaktsiini? Ma väga loodan, et mujal maailmas nii-öelda on rasedate vaktsineerimine tunduvalt paremal järjel kui meil Eestis, aga 3. trimestris kindlasti lisaks difteeria, teetanus, läkaköha vaktsiinile peaks soovitama ka RS vaktsiini. Aitäh sulle! Palun!